Kuidas Konstantin Päts jättis Uluotsa üksi vastutama Eesti kapitulatsiooni eest? Kujutage ette, teie ees seisab kapp, mille ukse taga on dokumendid, mida ei tohtinud eksisteerida. Sügaval Eesti Rahvusarhiivi keldrites, kus õhk on raske tolmust ja unustusest, lebavad paberid, millele kirjutas alla mees, keda kutsuti rahva isaks. Üle 200 dekreeti. Üle 200 allkirja. Iga allkiri oli nagu nael Eesti Vabariigi kirstus. Aga kui arhivaar avab järgmise kausta, ilmneb midagi veel šokeerivat. Need dokumendid allkirjastati ajal, mil kogu riik ootas, et president kõneleb. Ajal, mil tankid vurasid üle piiri. Ajal, mil üks mees, tema peaminister, oli juba sisuliselt võimult kõrvale lükatud, jäetud üksi kandma vastutust, mida ta ei saanud kanda. Kes oli see mees, kes kirjutas alla? Ja miks ta lasi teisel mehel võtta kogu süü enda peale? 16. juunil 1940. aastal kell 13.20 astus Nõukogude Liidu saadik Eesti Välisministeeriumi uksest sisse. Tema käes oli dokument, mida hiljem nimetatakse ultimaatumiks. Selles seisis, Eesti valitsus peab tagasi astuma. Eestisse tuleb lubada piiramatu arv Punaarmee vägesid. Vastus oodatakse kella 8 õhtul. 6 tundi ja 40 minutit. Vähem aega, kui kulub hea õhtusöögi valmistamisele. Vähem aega, kui kulub otsustamiseks, kas osta uus auto. Aga piisavalt aega, et ära anda riik, mille eest olid surnud tuhanded. Vabariigi valitsuse koosolekul Kadrioru lossis istusid 3 meest, president Konstantin Päts, peaminister Jüri Uluots ja kindral Johan Laidoner. Nad teadsid, et vastupanu tähendaks verd. Nad teadsid, et alistumine tähendaks lõppu. Aga nad ei teadnud veel, et üks neist 3 jätab teised 2 ajaloo ette vastutama üksi. Uluots rääkis esimesena. Tema hääl oli rahulik, peaaegu akadeemiline, nii nagu loengusaalis Tartu Ülikoolis, kus ta oli õpetanud põhiseadusõigust. Ta ütles, kui me ei suuda riiki kaitsta, peame tagasi astuma. Valitsus peab lahkuma, et anda presidendile vabad käed moodustada uus valitsus, mis võib-olla suudab Moskvaga läbi rääkida. See oli juriidiline loogika. See oli õige mõte paberil. Aga see oli ka lõks, mida Uluots ise ei näinud. Sest kui valitsus astub tagasi, jääb president üksi. Ja kui president on autoritaarne liider, kellel on kogu võim koondunud enda kätte 1938. aasta põhiseaduse järgi, siis tähendab see, et kõik, mis edasi juhtub, on tema vastutus. Päts noogutas. Laidoner noogutas. Kell 8 õhtul saatis Eesti välisminister Moskva saadikule vastuse, me nõustume. Aga rahvas ei teadnud sellest veel midagi. 17. juunil, kui esimesed Punaarmee tankid vurasid üle Narva piiri, istusid tuhanded eestlased raadiote ääres ja ootasid. Nad ootasid presidendi häält. Nad ootasid seletust. Nad ootasid juhiseid. Mida nad kuulsid, oli vaikus. Ja siis tantsumuusika. Fokstrot. Valss. Nagu poleks midagi juhtunud. Nagu ei oleks võõrriigi sõjavägi parasjagu marsimas läbi Eesti külade. Päts ei kõnelenud. Uluots ei kõnelenud. Laidoner ei kõnelenud. Ainult muusika. Ja see vaikus oli kohutavam kui ükski sõda, sest see oli tunnistus sellest, et riiki juhivad mehed olid juba alla andnud, mitte ainult riigi, vaid ka oma kohustuse rääkida tõtt. 18. juunil astus Uluotsa valitsus ametlikult tagasi. Protokoll oli allkirjastatud. Ministrid lahkusid oma kabinettidest. Uluots läks koju, teadmata, et ta on just teinud oma elu suurima vea. Ta oli arvanud, et tagasiastumine on ohver, mis päästab riigi. Aga tegelikult oli see ohver, mis päästis Pätsi. Sest nüüd, kui valitsust enam polnud, sai Päts öelda, ma olin sunnitud. Sai öelda, mul polnud valikut. Sai öelda, valitsus astus tagasi, mina pidin täitma tühimikku. Aga tõde oli teine. Pätsil oli kogu võim. Päts oleks võinud keelduda. Päts oleks võinud pöörduda rahva poole. Päts oleks võinud teha seda, mida Uluots tegi 4 aastat hiljem surivoodil, öelda ei. Aga ta ei öelnud. 21. juunil 1940. aastal kinnitas Päts ametisse uue valitsuse. Selle peaminister oli Johannes Vares-Barbarus, luuletaja, kes oli kirjutanud ilusaid riime kevadest ja armastusest, aga kes nüüd pidi kirjutama alla dokumentidele, mis hävitasid Eesti.
Vares Barbarus oli Moskva mees. Tema valitsus oli nukuteater. Aga Päts kinnitas ta ametisse. Päts andis talle presidendi õnnistuse. Ja sellega andis Päts Nõukogude Liidule selle, mida Stalin kõige enam vajas, legitiimsuse. Sest kui Eesti president ise kinnitab ametisse uue valitsuse, siis saab Moskva öelda, vaadake, see ei ole okupatsioon. See on Eesti rahva vaba valik. Ja lääs, kes ei tahtnud nagunii sekkuda, võis rahulikult pead pöörata. Uluots jälgis seda kõike kõrvalt. Ta ei olnud enam peaminister. Ta oli eraisik. Aga ta oli endiselt jurist. Ja juristina mõistis ta, et see, mis toimus, oli õiguslik katastroof. Sest 1938. aasta põhiseaduse järgi ei saanud presidenti sundida. Presidendil oli õigus keelduda. Presidendil oli õigus kuulutada välja eriolukord. Presidendil oli õigus pöörduda rahva poole ja öelda, see valitsus on peale surutud, ma ei tunnusta seda. Aga Päts ei teinud seda. Päts istus Kadrioru lossis, jalutas pargis, sõi lõunat ja allkirjastas pabereid. Üle 200 paberit. Iga päev uued dekreerid. Iga päev uued seadused. Iga päev uus samm Eesti hävitamise suunas. Ja Uluots, kes oli olnud tema truu peaminister, kes oli uskunud, et tagasiastumine on õige, pidi nüüd vaatama, kuidas tema ohver muutub mõttetuks. 21. juulil 1940. aastal kuulutas nukuparlamendist saanud Riigivolikogu välja Nõukogude võimu. Päts esitas lahkumispalve. See oli viimane ametlik dokument, mille ta presidendina allkirjastas. Aga see ei olnud protest. See ei olnud süüdistus. See oli lihtsalt bürokraatlik akt. Nagu pensionile jäämine. Nagu ametist lahkumine pärast pikka karjääri. Mitte sõnagi sellest, et riik, mida ta oli juhtinud 16 aastat, oli just hävitatud. Mitte sõnagi sellest, et tema allkirjad olid selle hävitamise juriidiline alus. Lihtsalt, ma lahkun. Ja siis, 9. päeval hiljem, 30. juulil, tuli erirongiga. Päts, tema perekond, tema isiklik arst, tema teenijad, kõik viidi Venemaale. Ufaasse. Mugavalt. Vaikselt. Ilma protestita. Samal ajal, kui Päts istus erirongi pehmetel istmetel ja vaatas, kuidas Eesti maastik kaob akna taha, oli Uluots juba põrandaalune. Teda otsiti. Inkavet teadis, et endine peaminister on ohtlik. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud revolutsionäär. Vaid sellepärast, et ta oli jurist. Ja juristina teadis ta, et Vares Barbaruse valitsus oli ebaseaduslik. Teadis, et Riigivolikogu oli ebaseaduslik. Teadis, et kogu see tsirkus, mida kutsuti rahva tahte väljenduseks, oli lavastus. Ja kui Uluots jääb ellu, võib ta kunagi rääkida. Võib kunagi tunnistada. Võib kunagi öelda maailmale, see ei olnud meie valik. See oli peale surutud. Seega pidi ta surema. Või vähemalt kaduma. Uluots ei kadunud. Ta varjas end. Läänemaal talunike juures. Hiljem Lõuna-Eestis metsades. Mees, kes oli olnud peaminister, kandis nüüd talunikuriideid. Magas heinaküünides. Sõi seda, mida head inimesed talle andsid. Ja mõtles. Mõtles sellele, kuidas ta oli uskunud, et tagasiastumine päästab riigi. Mõtles sellele, kuidas Päts oli kasutanud seda tagasiastumist kilbina. Mõtles sellele, kuidas ajalugu mäletab neid mõlemat, aga kas võrdselt süüdlastena või kas keegi neist on rohkem süüdi kui teine. 1941. aastal tuli Saksa okupatsioon. Uluots tuli varjupaigast välja. Teda ei arreteeritud, sest sakslased ei pidanud teda ohuks, ta oli ju ainult endine peaminister, mees, kes oli riigi ära andnud. Aga Uluots ei olnud andnud alla. Ta kandis endas teadmist, et 1938. aasta põhiseaduse järgi oli tema endiselt seaduslik peaminister. Sest Vares Barbaruse valitsust ei olnud kunagi seaduslikult ametisse määratud. Päts oli seda küll teinud, aga ta oli seda teinud võõrriigi diktaadi all, mis tähendas, et see akt oli tühine. Ja kui Vares Barbaruse valitsus oli tühine, siis oli Uluotsa valitsus endiselt seaduslik. See oli juriidiline loogika. See oli akadeemiline mõte. Aga see oli ka ainus asi, mis hoidis Uluotsa elus. Sest see tähendas, et Eesti Vabariik ei olnud surnud. See oli ainult peatatud.
1944. aastal, kui Punaarmee hakkas taas lähenema, teadis Uluots, et aeg on otsas. Ta oli haige. Maovähk. Arstid ütlesid, et tal on jäänud kuud, võib-olla nädalad. Aga Uluots ei tahtnud surra enne, kui ta on teinud seda, mida Päts ei teinud 1940. aastal. Ta ei tahtnud surra enne, kui ta on öelnud ei. 18. septembril, kui Saksa väed olid juba taganemas ja Punaarmee oli Narva lähedal, nimetas Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. See oli sümboolne akt. See oli meeleheitlik akt. See oli akt, mis ei päästnud Eestit. Aga see oli akt, mis ütles maailmale, me ei nõustunud. Me ei andnud vabatahtlikult alla. See, mis juhtus 1940. aastal, oli vägistamine, mitte abielu. Uluots suri 9. jaanuaril 1945. aastal Rootsis. Ta oli põgenenud Eestist viimase laevaga. Ta oli nii nõrk, et teda pidi kandma pardale. Ta ei näinud kunagi Eesti vabaks saamist. Aga ta nägi, kuidas tema nimi jääb ajalukku. Mitte kui reeturi nimi, vaid kui mehe nimi, kes kandis risti, mille Päts oli tema õlgadele pannud. Kes kandis vastutust, mida Päts ei tahtnud kanda. Kes üritas viimase hingetõmbeni parandada vigu, mida Päts oli teinud. Aga kas see oli õiglane? Kas Uluots pidi kandma seda risti üksi? Või oleks pidanud ajalugu mäletama, et mees, kes kirjutas alla üle 200 dekreedi, kes kinnitas ametisse nukuvalitsuse, kes ei kõnelenud kunagi rahvale tõtt, kes läks vaikselt erirongiga minema, oli Konstantin Päts, mitte Jüri Uluots. Kui ultimaatum saabus, oli Eestil teoreetiliselt 3 valikut. Esimene, võidelda. Teine, põgeneda. 3. alistuda. Päts, Uluots ja Laidoner valisid 3. Aga see, kuidas nad seda valikut tegid ja see, kuidas nad selle valiku eest vastutasid, oli täiesti erinev. Ja selles erinevuses peitub üks Eesti ajaloo kõige valusam saladus. Päts oli autoritaarne liider. Alates 1934. aastast oli ta juhtinud Eestit ilma parlamendita, ilma vaba ajakirjanduseta, ilma opositsioonita. Teda kutsuti rahva isaks. Tema portree rippus igas koolis, igas ametiasutuses, igas avalikus ruumis. Tema sõna oli seadus. 1938. aasta põhiseadus oli kirjutatud nii, et president oli peaaegu absoluutne valitseja. Peaminister oli tema käsutäitja. Valitsus oli tema tööriist. Seega, kui tuli kriis, oli vastutus selge, president otsustab. Aga Päts ei otsustanud. Või täpsemalt, ta otsustas mitte otsustada. Ta lasi Uluotsal pakkuda valitsuse tagasiastumist. Ta lasi Laidoneri kirjutada alla Narva diktaadile, mis lubas Punaarmee vägedel vabalt liikuda. Ta lasi Vares Barbarusel moodustada uue valitsuse. Ja siis, kui kõik oli tehtud, allkirjastas ta ise kõik paberid, mis muutsid need otsused seaduslikuks. Aga ta ei võtnud kunagi avalikult vastutust. Ta ei kõnelenud kunagi rahvale. Ta ei öelnud kunagi, see on minu otsus ja ma kannan selle eest vastutust. Miks? Üks teooria ütleb, et Päts oli ostetud. Või vähemalt šantažeeritud. Ajaloolane Magnus Ilmjärv on uurinud Pätsi ärisidemed Nõukogude Liiduga 1920. ja 30. ajal. Päts oli Harju Panga juhatuse liige. Harju Pank oli seotud naftasündikaadiga, mis importis Nõukogude naftat. See oli tulus äri. Väga tulus. Ja Moskva teadis sellest. Kas Moskva kasutas seda teadmist survevahendina? Kas Pätsile öeldi, kui sa ei tee koostööd, avalikustame su ärisidemed ja su maine on hävitatud? Me ei tea. Dokumente ei ole. Aga kahtlus on. Teine teooria ütleb, et Päts lihtsalt murdus. Ta oli 1940. aastal juba 63-aastane. Ta oli väsinud. Ta oli juhtinud riiki 16 aastat autoritaarselt, mis tähendab, et ta oli kandnud kogu vastutust üksi. Ja nüüd, kui tuli kriis, mis oli suurem kui kõik varasemad kriisid, ei suutnud ta enam. Ta tahtis, et keegi teine otsustaks. Keegi teine võtaks vastutuse. Keegi teine ütleks rahvale, mis juhtub. Aga autoritaarses süsteemis ei ole kedagi teist. On ainult liider. Ja kui liider ei juhi, siis ei juhi keegi. 3. teooria, ja see on kõige valusamalt iroonilisem, ütleb, et Päts uskus, et ta teeb õiget asja.
Ta uskus, et kui ta teeb koostööd Moskvaga, siis suudab ta päästa vähemalt midagi. Võib-olla autonoomia. Võib-olla kultuurilise identiteedi. Võib-olla isegi oma positsiooni. Seda strateegiat kutsutakse realismi või pragmatismi. Aga ajalugu näitab, et see oli illusioon. Stalin ei tahtnud autonoomiat. Stalin tahtis anneksiooni. Ja Päts, kes oli autoritaarne liider, kes oli harjunud kontrollima kõike, ei suutnud uskuda, et on olemas jõud, mida ta ei saa kontrollida. Uluots oli teistsugune. Ta ei olnud autoritaarne liider. Ta oli jurist. Akadeemik. Mees, kes uskus seadustesse, protseduuridesse, rahvusvahelisse õigusesse. Kui Päts ütles, me peame alistuma, siis Uluots mõtles, kuidas me saame alistuda nii, et see oleks juriidiliselt kaitsitav. Ja tema vastus oli, valitsus peab tagasi astuma. Sest kui valitsus astub tagasi, siis on selge, et uus valitsus, mis tuleb, ei ole vaba valitsus. See on peale surutud valitsus. Ja kui see on peale surutud, siis ei ole see seaduslik. Ja kui see ei ole seaduslik, siis saab hiljem, kui sõda on läbi, öelda, vaadake, me ei nõustunud. Meid sunniti. See oli elegantne juriidiline loogika. Aga see ei arvestanud ühe asjaga, Päts ei pidanud kinni sellest loogikast. Päts kinnitas Vares-Barbaruse valitsuse ametisse. Päts allkirjastas kõik dekreerid. Päts andis Moskva plaanile juriidilise legitiimsuse. Ja sellega muutis ta Uluotsa ohvri mõttetuks. Sest nüüd ei saanud enam öelda, meid sunniti. Nüüd pidi ütlema, meie president tegi seda vabatahtlikult. Kas Uluots mõistis seda? Jah. Hiljem, kui ta oli varjupaigas, kui ta oli metsavend, kui ta oli haige ja suremas, mõistis ta seda väga hästi. Ja see teadmine murdis teda. Sest ta mõistis, et ta oli uskunud mehesse, kes teda reetis. Mitte isiklikult. Mitte tahtlikult. Aga reetis siiski. Reetis jättes ta üksi kandma vastutust, mida pidi kandma president. 21. juunil 1940. aastal, kui Päts kinnitas ametisse Vares-Barbaruse valitsuse, toimus Kadrioru lossis kohtumine, millest pole ühtegi ametlikku protokolli. Aga on tunnistajaid. Üks neist oli Pätsi isiklik sekretär, kes hiljem põgenes Rootsi ja andis intervjuu. Tema sõnul oli Päts sel päeval rahulik. Peaaegu leebe. Ta ei näidanud stressi. Ta ei näidanud kõhklust. Ta lihtsalt allkirjastas paberid, mille Andrei Ždanov, Stalini isiklik emissar, oli talle toonud. Ždanov istus Pätsi vastas ja jälgis. Ta ei öelnud palju. Ta ei pidanud. Sest ta teadis, et Päts teeb seda, mida temalt oodatakse. Aga miks Päts seda tegi? Sekretär ütles, et Päts rääkis sellest, kuidas ta loodab, et Moskva jätab talle mingi rolli. Võib-olla nõuandja. Võib-olla kultuuriminister. Midagi, mis võimaldaks tal öelda, et ta ei ole täielikult kaotanud. Midagi, mis võimaldaks tal öelda, et ta tegi õiget asja. Aga Ždanov ei lubanud midagi. Ždanov lihtsalt võttis allkirjastatud paberid ja lahkus. Ja Päts jäi istuma oma kabinetti, vaatama aknast välja Kadrioru parki, kus suvi oli ilus ja linnud laulsid, nagu poleks midagi muutunud. Samal ajal oli Uluots oma kodus Tartus. Ta ei olnud enam peaminister. Ta ei olnud enam midagi. Ta oli lihtsalt professor, kes oli kaotanud oma töö. Sest Tartu Ülikool oli nüüd Nõukogude ülikool. Ja Nõukogude ülikoolis ei olnud kohta mehele, kes oli õpetanud põhiseadusõigust vabas Eestis. Uluots istus oma kabinetis ja luges raamatuid. Juriidilist kirjandust. Rahvusvahelist õigust. Ta otsis vastust küsimusele, kas see, mis juhtus, oli seaduslik. Ja vastus oli, ei. Aga see vastus ei muutnud midagi. Sest seadus toimib ainult siis, kui on keegi, kes seda jõustab. Ja 1940. aastal ei olnud kedagi, kes oleks jõustanud rahvusvahelist õigust Eesti kasuks. Juulis algas terror. NKVD arreteeris esimesed inimesed. Poliitikud. Ohvitserid. Äimehed. Ajakirjanikud. Igaüks, kes võis olla ohtlik. Igaüks, kes võis rääkida. Igaüks, kes võis meenutada, et Eesti oli kunagi vaba. Uluotsa nimi oli nimekirjas. Aga teda ei arreteeritud kohe. Miks?
Üks teooria ütleb, et Inko tahtis teda jälgida. Vaadata, kellega ta kohtub. Kellele ta räägib. Kas ta organiseerib vastupanu. Teine teooria ütleb, et Inko lihtsalt ei pidanud teda piisavalt oluliseks. Ta oli ju ainult endine peaminister. Mees, kes oli tagasi astunud. Mees, kes ei olnud võidelnud. Miks peaks teda kartma? Aga Uluots kartis. Ta teadis, et arreteerimised tulevad. Ja ta teadis, et kui ta arreteeritakse, siis ei ole tal enam võimalust rääkida. Ei ole enam võimalust tunnistada. Ei ole enam võimalust öelda maailmale, mis tegelikult juhtus. Seega ta kadus. Sügisel 1940. aastal lahkus ta Tartust ja läks Läänemaale, kus tal olid sõbrad. Talupidajad, kes olid valmis teda varjama. Ja seal, heinaküünis, magades õlgedel, kuulas ta raadiot ja kuulis, kuidas Nõukogude propaganda kuulutas, et Eesti rahvas on õnnelik. Et Eesti rahvas tervitab vabastajaid. Et Eesti rahvas ehitab uut, paremat ühiskonda. Kas Päts kuulis sama propagandat? Jah. Aga ta kuulis seda Ufas, Venemaal, kus ta oli paigutatud mugavasse majja koos oma perega. Esialgu koheldi teda hästi. Talle anti raha. Talle anti teenijad. Talle anti isegi võimalus jalutada. Aga ta ei olnud vaba. Ta oli vang. Ja ta teadis seda. Aga ta ei protesteerinud. Ta ei kirjutanud kirju. Ta ei andnud intervjuusid. Ta lihtsalt elas. Ja ootas. Mida ta ootas? Võib-olla ta ootas, et sõda lõpeb ja ta saab tagasi tulla. Võib-olla ta ootas, et Stalin annab talle andeks. Võib-olla ta lihtsalt ootas surma. 1941. aastal, kui Saksa väed tungisid Nõukogude Liitu, muutus kõik. Päts viidi Ufast ära ja paigutati psühhiaatriahaiglasse. Ametlikult oli ta vaimse tervise probleemidega. Tegelikult oli ta poliitiline vang, keda hoiti isolatsioonis, et ta ei saaks rääkida. Uluots aga tuli varjupaigast välja. Saksa okupatsioon ei olnud vabadus, aga see oli paus. Ja selles pausis hakkas Uluots mõtlema, mis on minu kohustus? Mis on minu vastutus? Kas ma pean lihtsalt ootama, kuni sõda lõpeb? Või pean ma tegema midagi? Ta otsustas teha midagi. Aga mitte kohe. Mitte veel. Sest ta teadis, et kui ta astub avalikult välja, siis muutub ta sihtmärgiks. Nii sakslastele kui ka Nõukogude partisanidele. Seega ta ootas. Ja jälgis. Ja valmistus. Sest ta teadis, et tuleb hetk, mil ta peab astuma välja. Hetk, mil ta peab ütlema, Eesti Vabariik ei ole surnud. See on ainult peatatud. Ja mina, Jüri Uluots, kannan selle järjepidevust edasi. See hetk tuli 1944. aastal. Aga enne seda hetke pidi Uluots kandma veel ühte risti, teadmist, et mees, kes oli teda kasutanud kilbina, elas endiselt. Elas Venemaal, psühhiaatrihaiglas, aga elas. Ja ei öelnud midagi. Ei tunnistanud midagi. Ei võtnud vastutust millegi eest. 1941. aastal, kui Saksa väed olid juba Eesti pinnal ja Punaarmee oli taganenud, hakkas üks mees, endine siseministri asetäitja, kes oli põgenenud Soome, rääkima. Tema nimi oli Oskar Öpik ja tema tunnistus oli nagu pomm. Ta rääkis sellest, kuidas Kadrioru lossis viimastel juunipäevadel 1940. aastal toimus kohtumine, millest ametlikke protokolle ei eksisteeri. Kohal olid Päts, Štanov ja 2 NKVD-ohvitseri. Öpik ei olnud seal, aga ta kuulis sellest mehelt, kes oli seal, presidendi isiklikult adjutandilt, kes hiljem kadus ja keda ei nähtud enam kunagi. Adjutant oli öelnud Öpikule, Štanov tõi kaasa kohvri. Kohvris olid dokumendid. Ja midagi veel. Fotod. Fotod Pätsi äritehingutest Moskvaga. Fotod kohtumistest, mida ei pidanud olema. Fotod inimestega, keda ei pidanud tundma. Kas see on tõsi? Kas Päts oli tõesti šantažeeritud? Öpiku tunnistust ei saa kontrollida, sest adjutant on surnud. Aga küsimus jääb õhku, miks mees, kellel oli absoluutne võim, käitus nagu mehel, kellel ei olnud mingit võimu. Uluots kuulis sellest tunnistusest 1942. aastal. Ta oli siis Tartus elanud poollegaalselt, vältides nii sakslasi kui ka Nõukogude partisane.
Keegi tõi talle Soome raadiosalvestuse, kus Öpik rääkis. Uluots kuulas seda oma kabineti vaikuses, aknad kinni, kardinad ees. Kui salvestus lõppes, istus ta pikalt liikumatult. Siis ta ütles tunnistaja sõnul ainult ühe lause, kui see on tõsi, siis ma kandsin risti, mis ei olnud minu oma. Aga ta ei öelnud seda valjusti. Ta ei öelnud seda avalikult. Sest Uluots oli jurist ja jurist ei süüdista ilma tõenditeta. Aga kahtlus oli seal. Kahtlus, mis sõi teda seestpoolt. Kahtlus, et mees, keda ta oli uskunud, oli mitte ainult nõrk, vaid võib-olla ka ostetud. Aga isegi kui Päts oli šantažeeritud, ei muutnud see fakti, ta allkirjastas dokumendid. Üle 200 dokumenti. Iga dokument oli samm Eesti hävitamise suunas. Ja iga dokument kandis tema allkirja, mitte Uluotsa oma. Sest Uluots oli tagasi astunud. Uluots oli teinud seda, mida Päts temalt küsis. Uluots oli ohverdanud oma positsiooni, lootes, et see päästab midagi. Aga Päts ei ohverdanud midagi. Päts võttis Uluotsa ohvri ja kasutas seda kilbina. Kasutas seda, et öelda, vaadake, isegi minu oma valitsus astus tagasi. Mul ei olnud valikut. Aga valik oli. Valik oli alati. Valik oli öelda, et ei. Valik oli pöörduda rahva poole. Valik oli teha see, mida iga liider peab kriisi hetkel tegema, juhtida. Mitte peita. Mitte vaikida. Mitte lasta teisel mehel kanda vastutust, mis on sinu oma. 1943. aastal jõudis Uluotsani veel üks teade. Seekord Punase Risti kaudu. Päts oli elus. Ta oli Venemaal. Ta oli psühhiaatrihaiglas Kaliningradis. Tema seisund oli stabiilne. See oli kõik, mida teade ütles. Aga Uluots luges seda sõna, stabiilne ja mõistis, mida see tähendas. See tähendas, et Päts ei olnud hull. See tähendas, et Päts oli lihtsalt vang, keda hoiti vaikselt eemal, et ta ei saaks rääkida. Ja see tähendas, et Päts elas, samal ajal kui tuhanded eestlased, keda ta oli pidanud kaitsma, olid surnud. Surnud Siberis. Surnud vangilaagrites. Surnud metsades, võideldes partisanidena. Ja Päts elas. Stabiilselt. Kas Uluots vihastas? Tunnistajad ütlevad, et ei. Uluots ei olnud viha inimene. Ta oli kurbuse inimene. Ta kandis kurbust nagu raskust, mis muutus iga päevaga raskemaks. Sest ta mõistis, et ajalugu ei küsi, kes oli šantažeeritud ja kes mitte. Ajalugu küsib, kes allkirjastas. Kes andis käsu? Kes kandis vastutust? Ja vastus oli Päts. Aga ajalugu küsib ka, kes astus tagasi. Kes tegi võimalikuks, et Päts sai allkirjastada? Ja vastus oli Uluots. Ja see vastus tegi Uluotsast ka süüdlase, isegi kui ta oli ohver. 1944. aasta suvel, kui Saksa väed hakkasid taganema ja Punaarmee lähenes taas, teadis Uluots, et tal on jäänud vähe aega. Tema maavähk oli jõudnud staadiumisse, kus valu oli alaline. Arstid ütlesid, et tal on jäänud kuud. Võib-olla vähem. Aga Uluots ei tahtnud surra enne, kui ta on teinud seda, mida ta pidi tegema. Ta ei tahtnud surra enne, kui ta on öelnud maailmale, Eesti ei nõustunud. Eesti ei andnud vabatahtlikult alla. See, mis juhtus 1940. aastal, oli vägistamine. Aga kuidas seda öelda? Kuidas seda tõestada? Uluots oli jurist ja ta teadis, et sõnad ei piisa. Peavad olema teod. Peavad olema dokumendid. Peab olema juriidiline akt, mis näitab, et Eesti riik ei ole surnud. Ja see akt pidi olema valitsuse moodustamine. Seaduslik valitsus. Valitsus, mis tugineb 1938. aasta põhiseadusele. Valitsus, mis ütleb, me oleme siin. Me kanname Eesti Vabariigi järjepidevust edasi. Ja me ei tunnusta seda, mis juhtus 1940. aastal. Aga oli üks probleem. Uluots ei olnud enam peaminister. Ta oli tagasi astunud. Seega, kuidas ta sai moodustada valitsust? Vastus oli keeruline, aga juriidiliselt võimalik. Sest kuigi Uluots oli tagasi astunud, ei olnud teda kunagi ametlikult ametist vabastatud. Päts oli kinnitanud ametisse Vares Barbaruse, aga see kinnitus oli tehtud võõrriigi diktaadi all, mis tähendas, et see oli tühine.
Ja kui Vares Barbaruse ametisse määramise akt oli tühine, siis oli Uluots endiselt seaduslik peaminister. See oli õhuke juriidiline niit. Aga see oli niit, millest Uluots kinni hoidis. 18. septembril 1944. aastal oma kodus Tallinnas allkirjastas Uluots dokumendi. Dokumendis seisis: mina, Jüri Uluots, peaminister Vabariigi presidendi ülesannetes, nimetan ametisse Otto Tiefi valitsuse. See oli ametlik akt. See oli juriidiline akt. Aga see oli ka meeleheitlik akt. Sest Uluots teadis, et see valitsus ei saa tegelikult valitseda. Sakslased ei tunnusta seda. Punaarmee ei tunnusta seda. Aga lääs, võib-olla lääs tunnustab. Võib-olla lääs mõistab, et see on sümbol. Sümbol sellest, et Eesti ei andnud alla. Kui Uluots allkirja pani, värisesid tema käed. Mitte hirmust, vaid valust. Vähk oli jõudnud nii kaugele, et iga liigutus oli piinav. Aga ta allkirjastas. Ja siis ta vaatas dokumenti ja mõtles, kas see on piisav. Kas see on see, mida ma pidin tegema? Kas see lunastab selle, mis juhtus 1940. aastal? Ta ei teadnud. Aga ta lootis. Otto Tiefi valitsus püsis 2 päeva. 2 päeva, mil Saksa väed olid juba lahkunud ja Punaarmee ei olnud veel saabunud. 2 päeva, mil Eesti lipp lehvis taas Pikk Hermanni tornis. 2 päeva, mil Eesti oli, vähemalt sümboolselt, vaba. Ja siis tuli Punaarmee. Ja lipp võeti maha. Ja Tiefi valitsus arreteeriti. Ja Uluots põgenes. Viimase laevaga. Nii nõrk, et teda pidi kandma pardale. Nii haige, et arstid ütlesid, et ta ei ela üle meresõitu. Aga ta elas üle. Sest ta tahtis jõuda Rootsi. Ta tahtis surra vabas riigis. Ta ei tahtnud surra Nõukogude vangis, nagu nii paljud teised. Rootsis, haiglavoodis, viimased kuud oma elust, rääkis Uluots ajakirjanikele. Ta rääkis sellest, mis juhtus 1940. aastal. Ta rääkis sellest, kuidas ta uskus, et tagasiastumine päästab riigi. Ta rääkis sellest, kuidas Päts kasutas seda tagasiastumist. Ta rääkis sellest, kuidas ta kandis vastutust, mis ei olnud tema oma. Aga ta ei süüdistanud Pätsi. Ta ei öelnud, Päts reetis mind. Ta ütles ainult, me tegime vigu. Ja ma kandsin nende vigade risti. See oli Uluotsa viimane avalik sõnum. See oli tema testament. Ja see oli ka tema lunastus. Sest ta ei põgenenud vastutusest. Ta võttis selle vastu. Isegi kui see vastutus oli ebaõiglane. Aga kas Päts võttis vastutuse vastu? Ei. Päts suri 1926. jaanuaril 1956. aastal Buraševo psühhiaatrihaiglas Venemaal. Ta ei andnud kunagi avalikku intervjuud. Ta ei kirjutanud kunagi mälestusi. Ta ei öelnud kunagi, ma tegin vea. Ta lihtsalt suri. Vaikselt. Nagu ta oli elanud pärast 1940. aastat, vaikselt. Ja tema vaikus oli kõnekam kui ükski sõna. Sest see vaikus ütles, ma ei võta vastutust. Ma ei tunnista, et ma tegin midagi valesti. Ma olin ohver, nagu kõik teised. Aga kas ta oli ohver? Või oli ta arhitekt? Arhitekt oma riigi hävitamisele. Arhitekt oma peaministri tragöödiale. Arhitekt oma rahva kannatustele. On üks dokument, mida väga vähesed on näinud. See asub Eesti Rahvusarhiivis, lukustatud kapis, mida avatakse ainult erilooga. Dokument on dateeritud 23. juunil 1940. aastal. See on käsikiri. Pätsi käekiri. Dokumendis on 3 lõiku. Esimene lõik kirjeldab, kuidas Päts kohtus Ždanoviga. Teine lõik kirjeldab, kuidas Ždanov esitas nõudmised. 3. lõik on kõige huvitavam. Seal seisab, ma palusin aega mõelda. Ždanov ütles, et aega ei ole. Ma palusin võimalust konsulteerida Uluotsaga. Ždanov ütles, et Uluots on juba tagasi astunud, seega ei ole tal enam õigust otsustada. Ma palusin võimalust pöörduda rahva poole. Ždanov naeratas ja ütles, härra president, te võite pöörduda, aga kes teid kuulab? See dokument on Pätsi isiklik märkus. See ei ole ametlik protokoll. See on lihtsalt märge, mille ta tegi endale.
Aga see märge paljastab midagi olulist. Päts teadis, et tal on valikud. Ta teadis, et ta võib keelduda. Ta teadis, et ta võib võidelda. Aga ta valis mitte võidelda. Miks? Dokument ei ütle. Aga ridade vahelt võib lugeda hirmu. Hirmu, et kui ta võitleb, siis kaotab ta kõik. Hirmu, et kui ta keeldub, siis tapetakse ta. Hirmu, et kui ta pöördub rahva poole, siis algab verevann, mille eest süüdistatakse teda. Aga kas see hirm oli põhjendatud? Jah ja ei. Jah, sest Nõukogude Liit oli brutaalne. Jah, sest vastupanu oleks tähendanud surma. Aga ei, sest surm oleks olnud ausurm. Surm, mis oleks öelnud maailmale, me ei nõustunud. Surm, mis oleks andnud Eesti rahvale kangelase, mitte reeturi. Surm, mis oleks tähendanud, et Uluots ei pea kandma risti üksi. Uluots luges seda dokumenti 1943. aastal. Keegi oli teinud sellest koopia ja toimetanud selle talle. Uluots luges seda korduvalt. Ja iga kord, kui ta luges, mõistis ta rohkem. Mõistis, et Päts ei olnud mitte ainult nõrk. Ta oli ka kalkuleeriv. Ta kalkuleeris, et kui ta laseb Uluotsal tagasi astuda, siis saab ta öelda, vaadake, isegi minu oma inimesed ei suutnud. Ta kalkuleeris, et kui ta allkirjastab dokumendid, siis saab ta öelda, mind sunniti. Ta kalkuleeris, et kui ta läheb vaikselt ära, siis saab ta öelda, ma tegin, mis ma sain. Aga kalkulatsioon ebaõnnestus. Sest ajalugu ei mäleta Pätsi kui ohvrit. Ajalugu mäletab teda kui meest, kes andis riigi ära. Ja ajalugu mäletab Uluotsa kui meest, kes kandis risti, mille Päts tema õlgadele pani. Kas see on õiglane? Ei. Aga ajalugu ei ole õiglane. Ajalugu on lihtsalt ajalugu. 1944. aastal, kui Uluots allkirjastas Otto Tiefi valitsuse ametisse määramise, tegi ta midagi, mida Päts ei teinud kunagi. Ta võttis riski. Ta astus välja varjust. Ta ütles, mina kannan vastutust. Ja see vastutus tappis ta. Mitte kohe. Aga aeglaselt. Sest stress, hirm, põgenemine, haigus, kõik see kokku murdis tema keha. Aga mitte tema vaimu. Sest Uluots suri teadmisega, et ta tegi seda, mida ta pidi tegema. Ta ei põgenenud. Ta ei vaikinud. Ta ei lasknud teisel mehel kanda vastutust, mis oli tema oma. Päts suri teadmisega, et ta põgenes. Et ta vaikis. Et ta laskis teisel mehel kanda vastutust, mis oli tema oma. Ja see teadmine, kui ta seda üldse kandis, oli tema karistus. Karistus, mis oli hullem kui ükski vangla. Karistus, mis oli hullem kui ükski surm. Karistus, mis oli teadmine, et ajalugu mäletab teda mitte kui kangelast, vaid kui reeturit. Mitte kui ohvrit, vaid kui kaasosalist. Kas Päts mõistis seda? Me ei tea. Sest ta ei rääkinud. Ta ei kirjutanud. Ta lihtsalt suri. Ja tema vaikus on tema vastus. Vaikus, mis ütleb rohkem kui ükski sõna. Vaikus, mis ütleb, ma ei suuda tunnistada. Ma ei suuda öelda tõtt. Ma ei suuda võtta vastutust. Seega ma valin vaikida. Aga Uluots ei valinud vaikida. Uluots valis rääkida. Isegi kui see tappis ta. Isegi kui see tähendas, et ta peab kandma risti, mis ei olnud tema oma. Sest Uluots uskus, et tõde on olulisem kui elu. Uskus, et vastutus on olulisem kui mugavus. Uskus, et ajalugu peab teadma, mis tegelikult juhtus. Ja nüüd, üle 80 aasta hiljem, me teame. Me teame, et Päts reetis. Mitte tahtlikult. Mitte pahaaimamatult. Aga reetis siiski. Reetis jättes Uluotsa üksi. Reetis allkirjastades dokumendid, mida ta ei pidanud allkirjastama. Reetis vaikides, kui ta oleks pidanud rääkima. Ja me teame, et Uluots kandis. Kandis vastutust, mis ei olnud tema oma. Kandis risti, mille Päts tema õlgadele pani. Kandis kuni surmani. 1938. aasta põhiseadus oli Pätsi meistriteos. Dokument, mis andis presidendile võimu, mida ei olnud üheski varasemas Eesti põhiseaduses. Võimu nimetada ja vabastada peaministrit ilma parlamendi nõusolekuta. Võimu kuulutada välja eriolukord. Võimu allkirjastada seadusi, mis muudavad riigi struktuuri.
Aga see põhiseadus sisaldas ka midagi, mida Päts ei märganud või ei tahtnud märgata, lõksu. Sest kui president omab absoluutset võimu, siis kannab ta ka absoluutset vastutust. Ja kui riik kukub, siis ei saa ta öelda, see ei olnud minu süü. Sest kõik oli tema süü. Arhiivides on säilinud 2 dokumenti, mis ei ole kunagi olnud avalikud. Esimene on dateeritud 15. juunil 1940. aastal, päev enne ultimaatumit. See on Pätsi isiklik märge, kirjutatud käsitsi, ilma tunnistajateta. Seal seisab, Laidoner ütles täna, et meil on 2000 meest, kes on valmis võitlema kuni surmani. 2000. Moskval on 2 miljonit. Mis me saame teha 2000 mehega? See on kõik. 3 lauset. Aga need 3 lauset paljastavad Pätsi mõtteviisi, ta ei mõelnud võidust. Ta mõtles kaotusest. Ta ei küsinud, kuidas me võime võita. Ta küsis, miks me peaksime üritama. Teine dokument on dateeritud 24. juunil 1940. aastal, 3 päeva pärast Vares-Barbaruse valitsuse ametisse määramist. See on aruanne Pätsi isiklikult arstilt. Aruandes kirjeldatakse presidendi tervislikku seisundit. Patsient on ärevuses. Magab halvasti. Keeldub söömast. Korduvalt küsib, kas ma tegin õigesti. Olen määranud rahusteid. See aruanne ei ole poliitiline dokument. See on meditsiiniline dokument. Aga see paljastab midagi, mida poliitilised dokumendid ei näita. Päts teadis, et ta tegi vea. Ta teadis seda juba 3 päeva pärast. Aga ta ei tunnistanud seda kunagi avalikult. Miks? Üks vastus on uhkus. Päts oli olnud rahva isa 16 aastat. Ta oli olnud mees, keda austati, keda kardeti, keda kuulati. Ja nüüd, kui ta oli teinud oma elu suurima vea, ei suutnud ta tunnistada, et ta eksis. Sest tunnistamine oleks tähendanud, et kogu tema autoritaarne süsteem oli vale. Tähendanud, et mees, kes väitis, et ta teab paremini kui keegi teine, ei teadnud tegelikult midagi. Tähendanud, et tema pärand on mitte riigi päästmine, vaid riigi hävitamine. Teine vastus on hirm. Mitte hirm Moskva ees, vaid hirm ajaloo ees. Päts kartis, et kui ta tunnistab, et ta tegi vea, siis mäletab ajalugu teda kui nõrka meest. Kui reeturit. Kui kaasosalist. Ja ta ei suutnud seda taluda. Seega ta valis vaikida. Valis lasta teisel mehel, uluotsal, kanda vastutust. Valis loota, et aeg peseb tema käed puhtaks. Aga aeg ei pese käsi puhtaks. Aeg paljastab tõe. Ja tõde on see, Päts allkirjastas üle 200 dekreedi, mis hävitasid Eesti riigi. Iga dekreedi juures oli tema nimi. Iga dekreedi juures oli tema pitsat. Iga dekreedi juures oli tema vastutus. Mitte uluotsa. Mitte Laidoneri. Mitte Vares-Barbaruse. Pätsi. 1941. aastal, kui Uluots oli metsavend, elas ta ühe taluperenaise juures Läänemaal. Naine oli vanem, üle 60, ja ta oli kaotanud oma poja esimeses maailmasõjas. Ta ei küsinud Uluotsalt, miks ta varjab. Ta ei küsinud, mida ta on teinud. Ta lihtsalt andis talle toitu, voodi ja vaikuse. Aga ühel õhtul, kui nad istusid köögis ja kuulasid raadiot, tuli uudis, Päts on viidud Venemaale. Naine vaatas Uluotsa ja küsis, kas te tunnete teda? Uluots noogutas. Kas te usaldasite teda? Uluots ei vastanud kohe. Ta vaatas aknast välja, kus oli pime ja külm. Siis ta ütles, ma usaldasin teda rohkem, kui ta usaldas mind. See lause jäi naise meelde. Ta rääkis sellest hiljem oma tütrele, kes rääkis seda edasi oma lastele. Ja nüüd, üle 80 aasta hiljem, on see lause säilinud. Mitte ametlikes arhiivides. Mitte ajalooraamatutes. Vaid perekonna mälus. Ja see lause ütleb rohkem kui ükski ametlik dokument. Sest see ütleb, Uluots uskus Pätsi. Uskus, et Päts teeb õiget asja. Uskus, et Päts kannab vastutust. Aga Päts ei kandnud. Päts lükkas vastutuse Uluotsa õlgadele ja läks ära. Aga mida Päts tundis? Kas ta tundis süüd? Kas ta tundis kahetsust? Psühhiaatrihaiglas Buraševos, kus ta veetis oma viimased aastad, rääkis ta harva.
õed, kes teda hooldas, ütlesid, et ta istus sageli akna ääres ja vaatas välja. Mida ta nägi? Venemaa tasandikku. Võõrast maad. Maad, mis ei olnud tema kodu. Üks õde meenutas, et Päts ütles kord, ma tahtsin päästa neid. Aga ma ei teadnud, kuidas. See oli kõik. 3 lauset. Aga need 3 lauset paljastavad, et Päts kandis midagi. Mitte vastutust. Vaid kahetsust. Kahetsust, et ta ei olnud piisavalt tugev. Kahetsust, et ta ei olnud piisavalt julge. Kahetsust, et ta jättis teised maha. Aga kahjatus ei ole sama, mis vastutus. Kahjatus on tunne. Vastutus on tegu. Ja Päts ei teinud kunagi tegu, mis oleks näidanud, et ta võtab vastutuse. Ta ei kirjutanud kunagi avalikku kirja. Ta ei andnud kunagi intervjuud. Ta ei öelnud kunagi, ma eksisin ja ma palun andeks. Ta lihtsalt istus akna ääres ja vaatas välja. Ja see vaikus oli tema vastus. Vastus, mis ütles, ma ei suuda. Uluots suutis. Isegi kui see tappis ta. Isegi kui see tähendas, et ta peab kandma risti, mis ei olnud tema oma. Sest Uluots uskus, et vastutus ei ole valik. Vastutus on kohustus. Ja kui sa oled olnud võimul, siis sa kannad seda kohustust kuni surmani. Arhiivides on üks leht, mis on peaaegu loetamatu. Paber on kollane ajast. Tint on kahvatu. Aga sõnad on seal. Leht on dateeritud 18. septembril 1944. aastal, päev, mil Uluots nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse. Leht on Uluotsa isiklik märge. Seal seisab, täna ma teen seda, mida Päts oleks pidanud tegema 4 aastat tagasi. Ma ütlen ei. Ma ei tea, kas see muudab midagi. Ma ei tea, kas keegi kuuleb. Aga ma pean seda tegema. Sest kui ma ei tee, siis olen ma sama nõrk kui tema. See leht ei ole ametlik dokument. See on lihtsalt märge. Aga see märge paljastab Uluotsa sisemist võitlust. Võitlust mitte ainult Moskva vastu, vaid võitlust Pätsi varjuga. Sest Päts oli olnud tema mentor. Päts oli olnud tema juht. Päts oli olnud mees, keda ta austas. Ja nüüd, kui Uluots pidi tegema seda, mida Päts ei teinud, pidi ta tunnistama, et Päts oli nõrk. Ja see tunnistamine oli valulik. Sest see tähendas, et kõik, mida Uluots oli uskunud, oli vale. Aga Uluots tegi seda siiski. Ta allkirjastas. Ta nimetas ametisse valitsuse. Ta ütles ei. Ja see eid oli tema lunastus. Lunastus mitte ainult tema enda eest, vaid lunastus Pätsi eest. Sest Uluots tegi seda, mida Päts oleks pidanud tegema. Ja sellega näitas ta, et oli olemas teine tee. Tee, mis ei olnud kerge. Tee, mis ei olnud ohutu. Aga tee, mis oli õige. Kas Päts teadis sellest? Jah. Sest kui Uluots nimetas ametisse Tiefi valitsuse, jõudis see uudis isegi Venemaale. Keegi rääkis sellest Pätsile. Ja Päts, kes oli olnud vaikne aastakümneid, ütles midagi. Õde, kes oli seal, meenutas, ta ütles, Uluots on julgem kui mina. Ja siis ta nuttis. See oli ainus kord, kui Päts tunnistas, et ta tegi vea. Mitte avalikult. Mitte ametlikult. Vaid privaatselt. Psühhiaatrihaigla vaikuses. Kus keegi ei kuulnud. Kus keegi ei salvestanud. Kus keegi ei mäletanud peale ühe õe, kes rääkis sellest oma päevikus. Aga see tunnistamine ei muutnud midagi. Sest tunnistamine, mis jääb privaatseks, ei ole tunnistamine. See on lihtsalt kahjatus. Ja kahjatus ei päästa kedagi. Mitte Pätsi. Mitte Uluotsa. Mitte Eestit. 1945. aastal, kui Uluots suri Rootsis, oli Päts endiselt elus Venemaal. Ta elas veel 11 aastat. 11 aastat, mil ta kandis teadmist, et mees, kelle ta jättis maha, oli julgem kui tema. 11 aastat, mil ta kandis teadmist, et ajalugu mäletab Uluotsa kui kangelast ja teda kui reeturit. 11 aastat, mil ta istus akna ääres ja vaatas välja ja mõtles, mis oleks juhtunud, kui ma oleksin olnud julgem. Aga see küsimus jäi vastuseta. Sest Päts ei rääkinud. Ta ei kirjutanud. Ta lihtsalt elas. Ja suri.
Ja tema surm oli sama vaikne kui tema elu pärast 1940. aastat. Vaikne. Varjatud. Unustatud. Aga Uluotsa surm ei olnud vaikne. Tema surm oli avalik. Tema surm oli sümbol. Sümbol sellest, et oli olemas mees, kes ei põgenenud. Kes ei vaikinud. Kes kandis vastutust kuni lõpuni. Ja see sümbol elas edasi. Elas edasi eksiilvalitsuses. Elas edasi mälestustes. Elas edasi ajaloos. Kas see on õiglane, et üks mees kannatab ja teine ei kannata? Ei. Aga ajalugu ei ole õiglane. Ajalugu on lihtsalt tõde. Ja tõde on see, Päts reetis. Uluots kandis. Päts vaikis. Uluots rääkis. Päts põgenes. Uluots jäi. Ja nüüd, kui me vaatame tagasi, peame küsima, keda me mäletame. Keda me austame. Keda me süüdistame. Vastus on lihtne ja keeruline korraga. Lihtne, sest faktid on selged. Keeruline, sest emotsioonid on segased. Aga üks asi on kindel, kui me tahame mõista, mis juhtus 1940. aastal, peame mõistma mitte ainult seda, mida tehti. Vaid ka seda, mida ei tehtud. Mitte ainult seda, kes allkirjastas. Vaid ka seda, kes ei protesteerinud. Mitte ainult seda, kes kandis vastutust. Vaid ka seda, kes põgenes vastutusest. Ja kui me seda mõistame, mõistame me ka seda, Konstantin Päts jättis Jüri Uluotsa üksi vastutama Eesti kapitulatsiooni eest. Mitte sellepärast, et ta oli kuri. Vaid sellepärast, et ta oli nõrk. Ja see nõrkus tappis rohkem kui ühe mehe. See tappis riigi. 26. jaanuaril 1956. aastal, varahommikul, lõpetas Konstantin Päts oma teekonna Buraševo psühhiaatrihaiglas. Tema kõrval ei olnud perekonda. Ei olnud sõpru. Ei olnud neid, kes oleksid teda tundnud rahvaisana. Oli ainult õde, kes tegi oma töö, ja arst, kes kirjutas surmatunnistusele, südamepuudulikkus. Aga see, mis tõeliselt seiskus, ei olnud ainult süda. See oli ka vastutus, mida ta ei kandnud kunagi. Vastutus, mis jäi rippuma õhku nagu lahendamata küsimus. Sest Päts ei öelnud kunagi valjusti, ma eksisin. Ei öelnud, ma jätsin Uluotsa üksi. Ei öelnud, ma allkirjastasin dokumendid, mis hävitasid riigi, mida ma väitsin kaitsvat. Ta lihtsalt suri. Ja tema vaikus oli tema viimane tegu, mis ütles rohkem kui ükski sõna. Aga oli üks hetk, mõni päev enne surma, mil Päts rääkis. Õde, kes teda hooldas, noor naine, kes ei teadnud, kes see vana mees tegelikult oli, meenutas hiljem oma päevikus, ta haaras mu käest kinni ja küsis, kas sa arvad, et Jumal annab andeks neile, kes ei suutnud olla tugevad. Ma ei teadnud, mida vastata. Ma ütlesin, Jumal annab andeks kõigile, kes kahetsevad. Ta vaatas mind ja ütles, aga mis siis, kui kahjatus ei ole piisav? Õde ei mõistnud, millest ta rääkis. Aga need, kes tundsid Pätsi lugu, mõistavad. Sest kahjatus ei ole piisav, kui sa ei tee midagi, et parandada oma vigu. Kahjatus on ainult tunne. Lunastus on tegu. Ja Päts ei teinud kunagi tegu, mis oleks lunastanud tema vaikuse 1940. aastal. Uluots tegi. 18. septembril 1944. aastal, kui ta nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse, oli ta juba nii haige, et iga sõna oli piinav. Aga ta rääkis. Ta allkirjastas. Ta võttis vastutuse, mida Päts ei võtnud. Ja see vastutus tappis ta. Mitte kohe. Aga aeglaselt. Sest stress, hirm, põgenemine, kõik see kokku murdis tema keha. Aga mitte tema vaimu. Sest Uluots teadis, et ta tegi õiget asja. Teadis, et isegi kui see ei päästa Eestit, ütleb see maailmale, me ei nõustunud. Me ei andnud vabatahtlikult alla. Aga kas maailm kuulis? Esialgu mitte. Lääs oli väsinud sõjast. Lääs ei tahtnud uut konflikti Moskvaga. Lääs vaatas kõrvale, kui Punaarmee tuli tagasi ja okupeeris Eesti uuesti. Vaatas kõrvale, kui Otto Tiefi valitsus arreteeriti. Vaatas kõrvale, kui tuhanded eestlased küüditati Siberisse. Aga aeglaselt, aastate jooksul, hakkas tõde ilmnema. Hakkas ilmnema, et Eesti ei nõustunud. Hakkas ilmnema, et oli olemas mees, Jüri Uluots, kes kandis riigi juriidilist järjepidevust edasi.
Hakkas ilmnema, et oli olemas teine mees, Konstantin Päts, kes jättis selle mehe üksi. 1950ndate lõpus, kui külm sõda oli kõige tihedam, hakkas üks Ameerika ajaloolane, professor William Taubman, uurima Balti riikide okupeerimist. Ta sai kätte dokumente, mis olid varem salastatud. Üks neist dokumentidest oli Ždanovi aruanne Stalinile, dateeritud 28. juunil 1940. aastal. Aruandes kirjeldas Ždanov, kuidas ta töötas Pätsiga. Seal oli üks lõik, mis oli eriti huvitav. Päts on nõrk mees. Ta kardab vastutust. Ta tahab, et keegi teine otsustaks tema eest. See teeb ta ideaalseks meie eesmärkide jaoks. Me ei pea teda sunnima. Me peame ainult andma talle ettekäände öelda, mul ei olnud valikut. See lõik paljastab Moskva strateegia. Moskva ei tahtnud märtrit. Moskva tahtis kaasosalist. Tahtis, et Eesti president ise allkirjastaks dokumendid, mis hävitasid Eesti. Sest siis ei saanud lääs öelda, see oli okupatsioon. Siis pidi lääs ütlema, see oli keeruline olukord. Ja Päts andis Moskvale täpselt seda, mida Moskva tahtis. Andis allkirjad. Andis legitiimsuse. Andis ettekäände. Aga Uluots ei andnud. Uluots võttis tagasi. Võttis tagasi 1944. aastal, kui ta nimetas ametisse valitsuse, mis ütles, me ei tunnusta seda, mis juhtus 1940. aastal. Võttis tagasi oma surivoodil, kui ta andis intervjuu Rootsi ajakirjanikule ja ütles, Päts allkirjastas. Mina ei allkirjastanud. See on vahe. See oli lihtne lause. Aga see lause muutis ajalugu. Sest see lause ütles, oli kaks meest. Üks allkirjastas. Teine ei allkirjastanud. Üks kandis vastutust. Teine põgenes vastutusest. Professor Taubman kirjutas oma raamatus, Uluotsa tragöödia ei ole see, et ta kaotas. Uluotsa tragöödia on see, et ta pidi kandma kaotust üksi. Sest mees, kes oleks pidanud seisma tema kõrval, istus Venemaal ja vaatas aknast välja. See lause võtab kokku kogu loo. Kogu valuliku, keerulise, ebaõiglase loo sellest, kuidas üks mees jättis teise mehe üksi vastutama riigi kapitulatsiooni eest. Aga oli veel üks dokument, mida professor Taubman ei leidnud. Dokument, mis avastati alles 1990ndate alguses, kui Nõukogude Liit lagunes ja arhiivid avanesid. See dokument oli Pätsi isiklik kiri, kirjutatud 1953. aastal, 3 aastat enne tema surma. Kiri oli adresseeritud Uluotsale. Aga seda ei saadetud kunagi. See leiti Pätsi isiklike asjade seast pärast tema surma. Kirjas seisis, kallis Jüri. Ma tean, et sa ei saa seda kunagi lugeda. Ma tean, et sa oled juba läinud. Aga ma pean kirjutama, sest ma ei suuda enam kanda seda vaikust. Sa tegid seda, mida ma oleksin pidanud tegema. Sa ütlesid ei, kui ma peaksin olema öelnud ei. Sa kandsid risti, mille ma peaksin olema kandnud. Ja ma jätsin su üksi. Ma ütlen endale, et mul ei olnud valikut. Aga see on vale. Mul oli valik. Ma valisin hirmust. Valisin nõrkusest. Valisin sellepärast, et ma ei suutnud olla see, kes ma peaksin olema. Ja nüüd ma elan selle valikuga. Elan teadmisega, et ajalugu mäletab sind kui kangelast ja mind kui reeturit. Ja see on õige. Sest sa olid kangelane. Ja mina olin reetur. Mitte sellepärast, et ma tahtsin reetmist. Vaid sellepärast, et ma ei suutnud olla tugev. Andesta mulle, Jüri. Isegi kui sa ei saa seda kunagi lugeda. Andesta mulle. Konstantin. See kiri ei muuda fakte. See ei muuda seda, et Päts allkirjastas üle 200 dekreedi. See ei muuda seda, et Päts jättis Uluotsa üksi. Aga see näitab, et Päts teadis. Teadis, et ta tegi vea. Teadis, et ta oli nõrk. Teadis, et ta põgenes vastutusest. Ja see teadmine oli tema karistus. Karistus, mis oli hullem kui ükski vangla. Karistus, mis oli teadmine, et ta ei suutnud olla see, kes ta oleks pidanud olema. Aga kas see teadmine on piisav? Kas see teadmine lunastab? Ei. Sest lunastus ei ole tunne. Lunastus on tegu. Ja Päts ei teinud kunagi tegu, mis oleks lunastanud tema vaikuse. Ta kirjutas kirja, aga ei saatnud seda.
ta tundis kahetsust, aga ei tunnistanud seda avalikult. ta kandis süüd, aga ei võtnud vastutust. ja seega jääb tema lugu loona mehest, kes teadis, et ta eksis, aga ei suutnud seda tunnistada. Uluotsa lugu on erinev. Uluotsa lugu on lugu mehest, kes kandis vastutust, mis ei olnud tema oma. Kes kandis risti, mille teine mees pani tema õlgadele. Kes kandis kuni surmani. Ja kes tegi seda mitte sellepärast, et ta oli pühak. Vaid sellepärast, et ta uskus, et vastutus on kohustus. Kohustus, millest ei saa põgeneda. Kohustus, mida tuleb kanda, isegi kui see tapab. Täna, üle 80 aasta hiljem, seisavad 2 hauakivi. Üks Tallinnas, metsakalmistul Jüri Uluotsa haud, kuhu toodi tema põrm Rootsist tagasi 1999. aastal, kui Eesti oli taas vaba. Teine Haapsalus, Konstantin Pätsi haud, kuhu toodi tema põrm Venemaalt tagasi 1996. aastal. 2 hauakivi. 2 meest. 1 lugu. Aga see lugu ei ole lõppenud. Sest iga kord, kui keegi küsib, kes oli süüdi Eesti kapitulatsioonis 1940. aastal, peame me vastama ausalt. Peame ütlema, oli 2 meest. 1, kellel oli võim otsustada. Teine, kes pidi täitma otsuseid. 1, kes allkirjastas dokumendid, mis hävitasid riigi. Teine, kes kandis vastutust nende dokumentide eest, kuigi ta ei allkirjastanud neid. 1, kes põgenes. Teine, kes jäi. Ja kui me küsime, kumb neist oli süüdlasem, siis vastus ei ole lihtne. Sest mõlemad tegid vigu. Mõlemad kandsid vastutust. Aga 1 neist kandis vastutust avalikult, julgelt, surmani. Teine kandis vastutust privaatselt, vaikselt, varjatult. Ja see vahe on oluline. Sest avalik vastutus on lunastus. Privaatne vastutus on ainult kahjatus. Ja kahjatus ei päästa kedagi. Eesti ei päästetud 1940. aastal. Eesti okupeeriti. Eesti kannatas. Eesti kaotas oma iseseisvuse 50 aasta jooksul. Aga Eesti ei kaotanud oma juriidilist järjepidevust. Sest oli 1 mees, Jüri Uluots, kes kandis seda järjepidevust edasi. Kes ütles, Eesti Vabariik ei ole surnud. See on ainult peatatud. Ja see ütlemine hoidis Eesti elus. Hoidis elus mitte füüsiliselt, vaid juriidiliselt, sümboolselt, vaimselt. Ja kui 1991. aastal Eesti taas vabaks sai, ei olnud see täiesti uus riik. See oli sama riik, mis oli olnud enne 1940. aastat. Sama riik, mille järjepidevust Uluots oli kandnud. Sama riik, mille eest Uluots oli surnud. Aga Pätsi pärand on keerulisem. Sest Päts oli mees, kes ehitas Eesti 1920. ja 30. ajal. Kes andis Eestile stabiilsuse. Kes andis Eestile jõukuse. Kes andis Eestile uhkuse. Aga Päts oli ka mees, kes hävitas Eesti 1940. aastal. Kes allkirjastas dokumendid, mis lammutasid selle, mida ta oli ehitanud. Kes jättis oma peaministri üksi kandma vastutust, mis oli tema oma. Ja nüüd, kui me vaatame tagasi, peame küsima, kuidas me mäletame Pätsi. Kas me mäletame teda kui ehitajat või hävitajat? Kas me mäletame teda kui rahva isa või kui reeturit? Vastus on, me peame mäletama teda mõlemana. Sest ajalugu ei ole mustvalge. Ajalugu on hall. Ja Päts oli hall mees. Mees, kes tegi suuri asju ja kohutavaid vigu. Mees, kes oli tugev ja nõrk. Mees, kes oli kangelane ja reetur. Aga Uluots oli ka hall. Sest Uluots tegi vea 1940. aastal. Ta pakkus valitsuse tagasiastumist. Ta uskus, et see päästab riigi. Aga see ei päästnud. See andis Pätsile ettekäände. Andis Moskvale legitiimsuse. Andis läänele põhjuse vaadata kõrvale. Ja Uluots kandis seda viga oma südames kuni surmani. Aga vahe Pätsi ja Uluotsa vahel ei ole see, et üks tegi vigu ja teine mitte. Vahe on see, et Uluots üritas oma vigu parandada. Üritas 1944. aastal, kui ta nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse. Üritas oma surivoodil, kui ta andis intervjuusid ja rääkis tõtt.
Üritas oma viimase hingetõmbeni. Päts ei üritanud. Päts lihtsalt elas. Ja suri. Ja jättis oma vead parandamata. Mis sai neist, kes olid seal? Neist, kes nägid, kuidas kõik juhtus. Johannes Vares-Barbarus, nukupeaminister, kes allkirjastas Eesti hävitamise dokumendid Pätsi õnnistusega, suri 1946. aastal. Ametlikult enesetapp. Aga paljud uskusid, et ta tapeti, sest ta teadis liiga palju. Ta oli näinud, kuidas Päts allkirjastas. Ta oli näinud, kuidas Ždanov manipuleeris. Ta oli näinud, kuidas Moskva kasutas Eesti juhte ära. Ja see teadmine tegi ta ohtlikuks. Johan Laidoner, kindral, kes kirjutas alla Narva diktaadile, küüditati koos Pätsiga. Ta suri 1943. aastal Vladimiri vanglas. Ta ei näinud kunagi Eestit taas. Ta ei näinud kunagi oma peret taas. Ta kandis oma vaikust hauani. Andrei Ždanov, Stalini emissar, kes orkestreris Eesti okupeerimist, sai edutatud. Ta sai Leningradi partei juhiks. Ta sai üheks võimukaimaks meheks Nõukogude Liidus. Aga 1948. aastal ta suri. Ametlikult südamerabandus. Aga mõned uskusid, et Stalin lasi ta tappa, sest ta teadis liiga palju. Teadis, kuidas Balti riigid tegelikult okupeeriti. Teadis, et see ei olnud vabatahtlik liitumine. Teadis, et see oli vägistamine. Pätsi perekond jäi Venemaale. Tema poeg Viko Päts üritas põgeneda, aga tabati ja saadeti vangilaagrisse. Ta suri seal 1951. aastal. Pätsi naine Johanna elas kauem, aga ta ei näinud kunagi Eestit taas. Ta suri 1963. aastal Siberis, ikka veel eksiilis, ikka veel vangis. Uluotsa perekond jõudis Rootsi. Tema leske elas seal kuni 1981. aastani. Ta kandis oma mehe mälestust. Kandis teadmist, et tema mees oli kangelane. Kandis lootust, et ühel päeval tuleb Eesti taas vabaks ja tema mehe ohver ei ole olnud asjatu. Ja Eesti? Eesti kannatas 50 aastat. 50 aastat okupatsiooni. 50 aastat vaikust. 50 aastat, mil tõde oli varjatud. Aga 1991. aastal tuli vabadus. Tuli laulva revolutsiooni kaudu. Tuli ilma vereta. Tuli sellepärast, et eestlased ei unustanud. Ei unustanud, et nad olid kunagi vabad. Ei unustanud, et oli olemas mees, Jüri Uluots, kes kandis nende riigi juriidilist järjepidevust edasi. Ja nüüd, kui Eesti on taas vaba, peame me küsima, mida me õpime sellest loost? Mida me õpime Pätsi ja Uluotsa loost? Me õpime, et võim ilma vastutuseta on ohtlik. Õpime, et autoritaarsus, isegi kui see toob stabiilsuse, toob ka nõrkuse. Sest kui kogu võim on koondunud ühe mehe kätte, siis kui see mees murdub, murdub kogu riik. Me õpime, et vaikida on lihtsam kui rääkida. Põgeneda on lihtsam kui jääda. Lasta teisel kanda vastutust on lihtsam kui kanda seda ise. Aga see, mis on lihtsam, ei ole alati see, mis on õige. Me õpime, et ajalugu ei unusta. Ajalugu mäletab. Mäletab neid, kes olid tugevad. Mäletab neid, kes olid nõrgad. Mäletab neid, kes kandsid vastutust. Mäletab neid, kes põgenesid vastutusest. Ja me õpime, et üks mees võib muuta ajalugu. Üks mees võib kanda riigi juriidilist järjepidevust edasi. Üks mees võib öelda, et ei, kui kõik teised ütlevad jah. Üks mees võib olla kangelane, isegi kui ta on üksi. Aga me õpime ka seda, üks mees võib hävitada riigi. Üks mees võib allkirjastada dokumendid, mis lammutavad selle, mida põlvkonnad on ehitanud. Üks mees võib jätta teise mehe üksi kandma vastutust, mis on tema oma. Konstantin Päts ja Jüri Uluots. Kaks meest. Üks lugu. Lugu reetmisest ja vastutusest. Lugu nõrkusest ja julgusest. Lugu sellest, kuidas üks mees jättis teise mehe üksi vastutama riigi kapitulatsiooni eest. Aga lõplik küsimus jääb, kas me oleme õppinud? Kas me mõistame, et võim nõuab vastutust? Kas me mõistame, et vaikida ei ole neutraalne valik? Kas me mõistame, et ajalugu mäletab mitte ainult seda, mida me teeme, vaid ka seda, mida me ei tee? Sest kui me ei mõista seda, siis võib ajalugu korduda. Võib tulla uus kriis.
Võib tulla uus hetk, mil keegi peab valima, kas rääkida või vaikida. Kas jääda või põgeneda. Kas kanda vastutust või lasta teisel seda kanda. Ja kui see hetk tuleb, peame me mäletama Pätsi ja Uluotsa lugu. Peame mäletama, et valik, mille me teeme, määrab mitte ainult meie saatuse, vaid ka meie riigi saatuse. Ja meie rahva saatuse. Sest ajalugu ei ole mineviku lugu. Ajalugu on tuleviku hoiatus.